Tere minu vaatajatele. Juba üle aasta aja ei ole ma teinud siia ühtegi sellist tavalist pikemat videot. Mingid üksikud katkendlikud YouTube Shorts videod on küll olnud, aga ega neidki on väga vähe olnud. Ma mõtlesin, ma teen nüüd uuesti ühe pikema video, kuna ka üks huviline või regulaarne vaataja, kes nagu Jehoova tunnistajad ütleb, väga januneb tõe järel. Aga ja, kuna talle väga meeldib mu videod, siis ta tundis ka huvi, kirjutas mulle meili peale, et kas enam videosid siin kanalil ei tule ja nii edasi, mis Jehoova tunnistajate sektis toimub. Nii et ma mõtlesin, ma teeksin sellise lugeja kirjale vastava video. Aga milline ta kiri siis oli? Kui võimalik, siis kritiseeriksid J2.library uusi väljaandeid. Kuigi jah, seda propagandamaterjali tuleb järjest juurde ja lisaks on seda palju, oleks hea, kui sa ka oma sõna võtaksid. See oli üks väike osa nii-öelda ta küsimusest ja teemadest, mida ta tahtis, et ma räägiks, aga ma alustan nii-öelda järjest. J2.library väljaanded. Ma ei hakka seda äppi peale laskma, aga kõik see sisu, mis neil seal äpis on samuti ka nende veebisaidil j2.org. Ma ei ole nii kaua käinud seal veebisaidil. Vaata, mis nad korraldavad seal siis nii. j2.org. Ingliskeelne tuli, oi, kuidas ei tea siis, et mul on eestikeelne ära taganeja. Nii, muudame eestikeelseks kohe. Nii, Eesti. Kus sa oled eestikeelne? Ei, Eesti viipekeelt, ma ei taha. Eesti, no nii, nüüd siis j2.org, eestikeelne. Nii, mis seal on siis? Nende pealehel on kohe mingi või mitte uudisnupukene, aga selline põhiteema, millest nad räägivad või juhivad oma tähelepanu enda jälgijatele. Neil on siis niisugune nupukene kohe, püsige valvel rubriigist poliitikud on kaotamas rahva usaldust. Mida ütleb piibel? Ma juba näen selles pealkirjas väga palju selliseid sarnasusi Jehoova tunnistajate sektiga. Aga no vaatame, mis on siin kirjutavad. Aastal 2024 on maailmas oodata erakordset palju valimisi. Paljud inimesed on aga kaotanud osa poliitikutesse. Okay. Ja siin tuleb mingid punktid, siis esimene punkt. Enamik küsitluses osalenud ameeriklastest vastas, et suuremat osa poliitikuid ajendab tegutsema isekus, mitte soov ühiskonda teenida. Ja mingi tärn, mis siin tärnil on? Pew Research Center America's Dismal Views of the National Politics, september 2023. No nii. Juba see, et see on eestikeelses j2.orgis, väga nagu ei kõneta ses suhtes, et mis eestlastele mingi USA valimistest. Aga arusaadav, tegemist on USA sektiga ikkagi Jehoova tunnistajate sekti puhul. Nii, mis siin edasi? Ka noored ei usalda eriti poliitikuid. Ja 2 punkti. Esimene punkt. Teismelised soovivad leida probleemidele lahendusi, kuid küsitlustes vastavad nad, et poliitikud ei suuda neid pakkuda. See on siis New York Times, 29. jaanuar 2024 tsitaat siis. Nii.
Teine punkt tõi tsitaadina Korea Times 22. jaanuar 2024 siis. Noored usaldavad YouTubereid rohkem kui poliitikuid, nagu selgub ühest uuringust. Ja siin siis tõstatab Jehoova tunnistajate sekti väljaanne küsimuse, kas poliitikud saavad tuua parema tuleviku, keda võib usaldada. Ta-ta-ra-ta-ta, Jehoova tunnistajad võib usaldada. Nii, vaatame. Nii, kaalu, keda usaldada, siis on siin mingeid erinevaid piiblitekste toodud ja siis kulminatsioon, järgmine teema, juht, keda saab usaldada. Me jõudsime imani lõpuks. Eelmäng on tehtud. Mis siin ütleb? Piibel räägib, et Jumal on pannud valitsema kõige võimekama ja usaldusväärsema juhi, Jeesus Kristuse. Jeesus on Jumala taevase valitsuse ehk tema kuningriigi kuningas. Ja siis on veel punkt järgnevast artiklites, saad teada, miks võib Jeesust usaldada ja mida ta teeb, et lahendada praegused probleemid. Ja siis on need järgnevad artiklid. Kes on Jumala kuningriigi kuningas, on siis üks. Ja teine artikkel, mida Jumala kuningriik korda saadab. See on üks ka selline väga standardne artiklitüüp, mida Jehoova tunnistajate sekt kasutab. Need teemasid võib nagu kõriauguni erinevaid käsitleda sama stiilis, mis lõppkulminatsioon on nagu selles artikliski. Aga meil on lahendus. Ja nende lahendus on siis presenteeritud tihtipeale sellisena, et loomulikult, kui me jõuame täiesti ivani, siis nende lahendus on see, et Jehoova tunnistajate organisatsioon läbi selle siis nii-öelda Jumal toob pääste ja nii edasi, sest tema on juhuslikult välja valinud ühe religiooni, selleks on Jehoova tunnistajate organisatsioon, nemad on tõde ja nii edasi. Aga sellega on nüüd see asi, et nad millegipärast ei julge kohe nii otse öelda, mitte kunagi, kui nad outsideritele teevad siukseid artikleid, et siis ongi seda jällegi inimesi enda sekti liikmeteks. Nad teevad tasapisi eelmängu, siuksed mitte liiga controversial, nupukesi võib-olla kohe loopida inimese näkku, sest see tõrjuks eemale. Aga vaikselt. Mul meeldib kasutada seda konna keetmise näidet, samamoodi teevad kõik sektid, nagu ka Jehoova tunnistajate sekt. Nimelt siis, mis juhtub, kui kohe keevasse vette konn visata? No ilmselgelt ta saab aru, hüppab välja kohe see keevast eest, eks? Või vähemasti üritab välja rabeleda sealt. Aga kui sa paned niimoodi, ütleme, käe sooja vette, tasapisi vaikselt tõstad temperatuuri veel, kuni see läheb keema, konn ei märka seda ja lõpuks ongi ta lõksu langenud, sama teevad ka sektid. Ja nad kasutavad väga sükest, mingis mõttes geniaalset, mitte ma nüüd kiidaks heaks seda loomulikult, aga nad kasutavadki seda võtet, et nemad on kristlased. Tegelikult, kui sa vaatad kristlust kui sellist kontseptsiooni, siis Jehoova tunnistajad ei lähe sinna alla kohe, mitte üldse. Nad esiteks ei ole Kristuse järgijad, nende autoriteet on Jehoova tunnistajate juhtiv kogu, sest kui see nii ei oleks, siis nende autoriteet oleks Jeesus Kristus sellel viisil, et nad järgiksid põhimõtted, nagu piiblis on öeldud, igaüks järgigu Jumalat nii, nagu Jumal on talle usku andnud. Olgu öeldud, ma ei ole usklik, ma olen ateist, ma ei usu piiblit, ma ei usu kõike, mis piibel seondub. Loomulikult, seal on häid põhimõtteid, nendega ma olen loomulikult nõus, armasta teisi nagu sa tahad, et ka sulle tehakse või tee nii nagu sa tahad,
sulle tehakse ja siis universaalne seadus, mis Jeesus ka õpetas, armastuse seadus. Väga lihtne. Aga religioonidel ja usuorganisatsioonidel meeldib asja keeruliseks ajada ja me jõuame jällegi põhipointini, milleks on võim. Sa saad inimesi dikteerida ja just dikteerida seda, mida nad usuvad, peenhäälestada nende elu, kuidas sa peaksid sõites nagu teerull üle piibli enda autoriteedist ja sellest põhilisest põhimõttest igaüks teenigu Jumalat või uskuge Jumalat nii, nagu Jumal on talle usu andnud. Ehk siis me jõuame selle ivani, et ei ole vaja mingit usuorganisatsiooni, mitte mingit dikteerivat inimjuhtorganit, nagu siin paljud religioonid on, dikteerivad. Loomulikult inimene saab selle järgi nii, kuidas Jumal on talle usu andnud, ise vaadata, mis organisatsioon, kogudus aitab tal võib-olla paremini tema usus kasvada, aga et see ei dikteeriks üle seda, milline on tema südametunnistus. Ja mõned ei vali üldsegi mingit religiooni. Point on see, et inimene teeb seda oma südame järgi. Aga see selleks. Jällegi jah, selline väga tavaline võte, kuidas jälle hingitseda inimesi enda sekti. Aga siin vaataja mainis ka mingeid uusi väljaandeid. Korra vaatan, mis siin raamatukogu all näitab, kas mingeid uusi väljaandeid on näha. Raamatud, brosüürid, vaatame, kas siin on midagi uut siis tulnud. Kõik väljaanded, mis siin on uuemad enne. No see teenistusaruanne, mälestusuhtukutse ja õpeta armastusega mingi uus väljaanne, okei. Piibitekst igapäevaeluks, ringkondliku kokkutuleku kavalehed. Midagi erilist selles suhtes, et väljaanded muidugi muutuvad, neil tuleb uusi väljaandeid, sisu jääb kogu aeg samaks. Ja see on ka üks selline võte, mida Jehoova tunnistajate sekt kasutab, nagu ka teisegi Jehoova tunnistajate sektid. Nad recyclivad seda ühte ja sama, mida nad kogu aeg trummina taovad, aga see tuleb nii-öelda uueks teha, põnevaks teha, erinevate J2-is broadcastingut, mingite igasuguste raamatute, ajakirjade näol, sisu jääb ikkagi samaks ja nende mõte on hoida Jehoova tunnistajaid tegevuses kogu aeg selles hamstrirattas, et nad ei jõuaks oma peaga mõelda, esitada päris küsimusi, et oota, is this adding up? Kas nagu päriselt peab paika üldse, kas on ikka see, mida mina usun või see, mis mulle öeldakse, et ma pean uskuma ja nii edasi. Aga vaatame veel siis seda lugeja kirja. Nii, mis siin veel? Ma vahepealset juttu ei loe siin. Et jah, natukene inimese privaatsuses ka lugu pidada. Mis muidu praegu Jehoova tunnistajate maailmas toimub? See on väga hea küsimus. Ma loomulikult hoian ennast kursis mingil määral ikka, mis Jehoova tunnistajate sektis toimub ja nii edasi. Üks uuemaid selliseid uuendusi on see, et oh behold, Jehoova tunnistajatest mehed võivad nüüd habet kanda. Kellel see kasvab? Minul kasvab. Mingi puntsid, siit lõuatsast midagi tuleb. Nii, aga miks see nii oluline uuendus on see, et varasemalt ei olnud habeme lubatud meestel. Kui sa tahtsid olla eeskujulik ja heas nimekirjas olev Jehoova tunnistaja ja sulle pandaks mingid piirangud peale, siis sa ei tohtinud habet kanda.
kui sul oli habe, siis sa olid justkui niisugune ikkagi, no pigem sinna halba seltskonda kuuluv, kellega nii võib-olla sügavalt ei tohiks seltsida. Ja seostati habet väga palju ka sellega, sellise grupiga nagu ärataganed, ehk siis endised Jehoova tunnistajad, keda enam ei koti, ei huvita, mida Jehoova tunnistajate sekt umbes ütleb, et on lubatud ja ei ole. Inimesed kuulavad nüüd oma südametunnistust ja oma autentse mina järgi elavad, mis peakski olema täiesti elementaarne iga inimese jaoks, aga noh, paraku ei ole. Kas on ka riike, mis on kaotanud selle regiooni rahastuse? On, ja praegu tehakse tõeliselt suurt ajalugu ja ma pean silmas Norra riiki. Jehoova tunnistajate organisatsioonil on ära võetud religiooni staatus, mis tähendab seda, et Jehoova tunnistajate sektiorganisatsioonil ei ole enam ka maksusoodustusi, nad peavad 100 makse maksma nüüd, maksuvabastust ei ole neil nagu ametlikult religioonidel ikkagi on paljudes riikides. Ja minu arust see on nagu väga-väga hea areng paremate asjade poole, sest sekte üldse niisuguse kahjulikke organisatsioone, kahjulikke usuorganisatsioone tuleb eelkõige rünnata nende rahakoti poolelt. Sest päevade lõpuks on see kõige suurem ja tähtsam asi, millest sektist hoolivad. Raha ja võim. Neid ei huvita nende liikmete heaolu, ükskõik kui palju nad seda ka väidavad. Nad ei hooli Jehoova tunnistajatest. Kõige parem näide sellest ongi just Jehoova tunnistajate sektis toimuv pedofiilia juhtumite kinnimätsimine. Kõige suurem ja suurejoonelisem just kohtulahend on Australian Royal Commission. Igaüks saab seda guugeldada, kohtudokumentidele pääseb igaüks ka ligi. Ja igaüks võib selle tõesuses veenduda. Muidugi ka Inglismaal või Suurbritannias toimunud ka nüüd siin aasta tagasi või 1,5 aastat tagasi IKSA, kus ka Jehoova tunnistajate sekti vaadati kriitiliselt üle. Loomulikult mitte nii edukalt ei tehtud seda kui Australian Royal Commissioni piires, aga siiski. Nüüd Norras on asjad väga hästi minemas, veel need kohtu case'id käivad, aga see loob siiski edaspidiseks ka teistes riikides kohtupretsedente selles osas, et Jehoova tunnistajate organisatsioon ei saaks enam inimesi petta ja presenteerida ennast usuorganisatsioonina, vaid mis nad tegelikult on, sekt. Nii et soovitan kindlasti silma peal hoida. Twitteris leiab päris palju inglise keeles selle kohta materjali. Paraku eesti keeles ei leia seda, sest ikkagi seda pead ajakirjanikud vastasel juhul tõlkima. Mul endal selle jaoks ka paraku aega ei ole, et seda nii suuremahuliselt teha. Ma olen abielumees nüüd ja mul on teised prioriteedid ja see on ka põhjus, miks ma enam nii palju siia videosid ei tee. Mul on palju tähtsamaid asju, millega tegeleda. See on loomulikult ka tähtis asi, aga kui asjad lihtsalt prioriteetide järjekorda panna, siis aktivism Jehoova tunnistajate sekti vastu ei ole enam minu jaoks see kõige tähtsam. Loomulikult ma võin niimoodi pisteliselt teha, nagu ma nüüd olen aasta aega pausi jäänud ja teen ühe pikema video. Et neid väga tihti ja regulaarselt ei tule neid videos ikka siia edaspidi, aga kui ma teen, siis ma teen jälle ühe korraliku. Nii, mis siin veel küsitakse? Kas vennad ja õed on ikka sul selles usus? Jaa. Nad on kõik mul Jehoova tunnistajate sektis täielikult edukalt ajuloputatud siiamaani. Ehk siis minu ema, isa, minu tädi, minu 2 nooremat õde
ja minu 2 nooremat venda. Keegi minuga ei suhtle, tõsi, minu ema-isa aeg-ajalt suhtled ainult sellel tasandil, kui keegi mu vanaemadest on tõsiselt haigeks jäänud, siis antakse mulle mõnenädalase viivitusega teada ka sellest. Ja noh, mille eest ma olen siiski tänulik oma vanematele, et neil on nii palju inimlikkust ikkagi vähemalt. Aitäh neile selle eest. Aga minu vennad ja õed, nendega ei ole isegi sellist suhtlust. Nende jaoks ma olen isegi veel rohkem surnud kui minu vanemate jaoks, sest minu vanematega on kord või 2 korda aastas sellist suhtlust, kus nad lihtsalt annab mingitest siukestest asjadest mulle teada, et kellegi lähedasega on õnnetus juhtunud, keegi on ära surnud või midagi iganes. Noh, selles mõttes mingit lähedase suhte mul ei ole ühegi enda Jehoova tunnistates pereliikmega. Ja olgu öeldud, see ei ole minupoolne eiramine, see on ikkagi minu Jehoova tunnistates pereliikmete poolne minu, kuidas öelda, eiramine või kohtlemine mind, kui mind ei eksisteerikski. Noh, nende jaoks mind ei eksisteerigi tegelikult. Öelgem nii, nagu asjad on tegelikult. Aga jah, see on sellepärast, et Jehoova tunnistajate sekt õpetab enda liikmetele ehk siis Jehoova tunnistajatele seda, et nad peavad iga hinna eest vältima suhtlust ükskõik millise endise Jehoova tunnistajagi, isegi siis, kui tegemist on sinu enda lapsega, sinu pereliikme, sugulasega, sõbraga, ükskõik kes. Kui ta on nüüd endine Jehoova tunnistaja, siis ta ei tohi enam olla sinu suhtlusringkonnas mitte mingilgi kujul. Ja Jehoova tunnistajate sektis on see, vaatad, hullem kui surmapatt, kui sa sealt sektist ära lähed. Mis sest, et sa oled teada saanud, et sa ei olegi päris, suurem osa su elust on põhinenud valel, sul on valetatud. Tõsi küll, mitte Jehoova tunnistajate enda poolt ei ole valetatud, sest ka nemad on seal sektis tänu sellele lihtsalt, et nad usuvad siiamaani seda valet, mida Jehoova tunnistajate sekt neile õpetab. Et olgu see ikkagi kristallselge. Beef on mul ikkagi Jehoova tunnistajate sekti organisatsiooniga, täpsemalt Watchtower and Bible and Tract Society of Pennsylvania. On siis see nii-öelda organisatsioon, juhtorgan ja muidugi juhtiv kogu, need vanad mehed, kes peenhäälestavad Jehoova tunnistajate elusid ja dikteerivad neile, kuidas nad peavad elama, isegi kuidas nende pereelu ja peresuhted peavad olema, mis tegelikult on täiesti outrageous, täiesti arulage. Aga paraku siuksed asjad toimuvad ja siuksed asjad ei kao ka ära nii kaua, kui on olemas tahtevabadus, usuvabadus, mõttevabadus, siis ka selle nii-öelda klausli all saavad paraku tahes-tahtamata ka sektid tegutseda, sest nad kasutavad ikkagi ära avalikkuse teadmatust väga hästi ära, mistõttu nad ikkagi enamikes riikides saavad olla täiesti seaduslikud, registreeritud organisatsioonid. Nad ei ole tegelikult usuorganisatsioonid, nad on sektid. Aga nii, mis veel? Ma natuke tunnen su venda Remot ja õdesi ka tean, kuigi ma ise ei ole tunnistaja olnud, aga isa tõttu olen kahjuks pidanud kokku puutuma ja ka kannatada saanud. Aga see on väga hea, et sa oled ikkagi varasemast ajast neid videosid ikka selle usu kohta teinud. Aitäh sulle. See oli tõesti väga, väga tore kiri su poolt, aitäh sulle. Kui sa seda vaatad ja kindlasti sa hiljem mingil hetkel vaatad seda, suur aitäh sulle selle kirja eest. Kui teil on küsimusi Jehoova tunnistajate sekti kohta, andke kohe kindlasti siin kommentaariumis nendest teada, küsige, tõstatage erinevaid teemasid Jehoova tunnistajate sekti kohta. Ja
mine tea, mingil hetkel ma teen sinu kirjast juba video ja vastan küsimustele. Seniks olge mõnusad, olge ägedad, nautige elu. Elu on tegelikult väga ilus. Jah, on palju raskusi, asju, mis vahel panevad tõesti mõtlema, et ma ei suuda enam. See kõik võiks lihtsalt läbi saada. Tahaks magama minna ja mitte enam üles ärgata. Isegi nii võib vahel olla, aga kui sa tunned seda ükskõik kas mingi usulise tagakiusamise tõttu, mingite muude raskuste tõttu, mis iganes need ei oleks, usu mind, läheb paremaks ja saab palju paremaks minna. Tuleb ainult usaldada iseennast, uskuda iseendasse, mida ma olen väga valusalt õppinud, et kogu selle kogemuse varal Jehova tunnistajate sekti kontekstis, kui tähtis on inimestel usaldada iseennast ja uskuda iseendasse. Sest kogu selle sekti tralli keskel inimesed kipuvad unustama seda, et nad teevad kõiki selliseid asju, et usaldaksid iseennast, usuksid iseendasse. Selle asemel hoopis seda, et loodavad Jumalale. Selles mõttes ei halvusta, kui inimene usub Jumala, et see on ta isiklik eelistus, veendumus, see on täiesti normaalne. Aga lihtsalt usuorganisatsioonide kontekstis, kes dikteerivad, ütle, kuidas sa pead tegema. Võt. Selles kontekstis ma mõtlen ja see täiesti lämmatab selle, et inimene ennast usaldaks, usuks iseendasse. See on ka väga vajalik inimese vaimse tervise seisukohalt. Aga kui ka natuke tõsisemate teemade juurest minna ka selliste lõbusamate, positiivsete teemade juurde, siis ma teen igapäevaselt sellist sisu TikTok laivides. Saame kõik minu laivis kokku, chillime, naerame, viskame nalja, teeme igasugused esimesi emotsioone. Ma näiteks TikTokis teen erinevate TikTok gifti goal'ide eest. Ma teenin siis sellise meelelahutusega enda põhipalgatöö kõrvalt sükest väikest kõrvalraha ka. Ja samal ajal siis ka teil lõbustades, pakkudes head meelelahutust esimeste emotsioonide näol. Minul üllatuseks mu vaatajate üks suurimaid lemmikuid on joonistamismäng, mis on pakkunud ka hästi palju naera ja lõbu. Ja räägime ka muudest teemadest, mis vaatajatel mõttes on ja hingel ja ühesõnaga veedame mõnusat aega. Teen ka mitmed kordi nädalas lõbusaid ägedaid videosid oma TikToki kanalile. TikToki kanal on mul ikka sama nagu minu enda nimi, Margus Nee, ei midagi keerulist. Pane TikToki Margus Nee, leiad sealt väga ägeda, positiivset, lõbusat sisu. Aga ma ei saa kindlalt lubada, millal me uuesti siin YouTube'i kanali näeme, aga kindlasti mingil hetkel see uuesti toimub. Kui tahad mind tihedamalt näha nii-öelda sellises positiivsemas võtmes, meelelahutuslikus raamistikus, siis tule mu TikToki kanalile ja näeme seal. Ole tubli ja tšauke!